Rakenduse töö peab algama niiviisi, et kõigepealt kuvatakse seda tausta ilma Juku ja Papagoita. Taust pealkirjaga, aga Jukut ja Papagoid ei ole. Ja seejärel ütleme, et umbes 3-4 sekundi pärast kuvatakse seda tausta ja siin peaks olema Juku ja Papagoi. Kuidas seda teha? Märgistame lava. Valime sündmuste käsu, kui klõpsatakse rohelist lippu. Ja siia välimuse käsu võtta taust Peetrum 3. See oli pealkirjaga taust. Et kui klõpsatakse rohelist lippu, võetakse pealkirjaga taust. Nii, see peaks olema siis mõnda aega. Panen siia näiteks oota 3 sekundit. Ja lisame seejärel käsu teata ja oota. Ja teeme uue teate ja paneme teatele nimeks alusta. Okei. Ja kui nüüd lava saab teate alusta, kui saabub teade alusta, siis välimuse käsk, võta taust Peetrum 2 ja katsetame, klõpsame rohelist lippu. Kõigepealt on pealkirjaga taust ja seejärel tuleb ilma pealkirjata taust. Nüüd tegeleme Jukuga. Valime Juku ja kui klõpsatakse rohelist lippu, siis Juku peaks olema peidus. Võtame välimuse käsu, peida. Ja kui saabub teade alusta, sündmuste käsk, kui teade alusta, siis Jukut hakatakse näitama. Välimuse käsk, näita. Ja katsetame, kui klõpsame rohelist lippu, siis Juku on peidus ja kui saabub teade alusta, see siis saabub 3 sekundi pärast, siis hakatakse Jukut näitama. Papagoiga peaks olema samamoodi, aga liigume papagoi peale ja enne kui me hakkame papagoile käske andma, pöörame ta teisipidi, et ta oleks näoga Juku poole. Nii et peegeldame papagoi kostüümi ja lähme skriptidesse tagasi. Ja papagoil on siis samad käsud nagu Jukul ja kõige lihtsam Juku käskusid papagoile panna on minna Juku peale tagasi ja need Juku käsud panna seljakotti. Rohelise lipuga käsk seljakotti ja kui teade alusta, see ka seljakotti. Ja nüüd ma lähen papagoi peale ja lohistan need skriptid seljakotist välja. Ja katsetame uuesti. Klõpsan rohelist lippu. Juku ja papagoi on peidus. Ja kui saabub teade alusta, siis Jukut ja papagoid hakatakse näitama.